Täna võtame meie poistelt Tuld kanali üle. Ja me oleme kokku pannud neile vinge aardejahi üle terve Tallinna. Ja ainus reegel, mis me hetkel saame öelda, on have fun. Aga kas meil on sellest auhind ka? Tuleb auhind ka, küll näeb. Aga mis siis saab, kui me seda nüüd nagu hakkama sellega ei saa ja me jänni kuskil? Magate diivanil. Parem oleks, et te saate hakkama siis. Me oleme nii palju vaeva näinud. Kui te meid nagu üle ei hinda, siis me saame hakkama, jaa. Ei, no muidugi te olete kõige targemad ja kõige ilusamad ikkagi on. Aga siis me võtame selle ümbriku teilt üle, nagu ma aru saan. Siin on meil olemas esimene vihje ja esimene asi, meil on võimalus kasutada 3 õnekõrd. 1 kõne meile. Teine kõne meile. 3 kõne meile. Ehk siis me võime 3 korda helistada tüdrukutele. Start from Uulitsa Harju. Harju, jah, Harju tänav. Take first. Bravo. Mine ära! Bravo! Davai, lähme ära, Keter! Have fun! Bravo on paremale. Enter the Uulitsa on northeast. Next street is at 2 o'clock. Walk 160 meeters and call. Okei. Oota, aga miks see mingi tärn on? Siin on 1 number puudu. Mine ära! See ei ole üldse nii lihtne. Mul on hea meel, et Lauri vähemalt on Tallinnas kauem elanud kui mina. Mina neid tänavanimesid ei tea, nii et ma jälgin Laurit selle puhul siin nüüd. Kostepüüken oli käes ju. Esimene tänav, Northeast sinna siis. Nüüd on 2 valikut, kas see on... On ju Northeast. Enter the Uulitsa on Northeast. Idite, Primo. Priamo, otse. Ja Naleva vasakule. Meie oleme just poistele andnud esimese vihje üle. Nad juba... Ma nii tahaks näha, kuidas nad seda kõike teevad ja nagu minu jaoks see kõik on nii loogiline, kuidas neid mõistusi peaks avama. Kuigi nagu samas ma ei tahaks nende asemel olla, sest et ma oleksin meeletult närvis ja ma arvan, ma ei saaks sellega ise hakkama. Aga ma võib-olla alahindan ennast, aga nagu me oleme neile väga vahva asju kokku pannud, nii et vaatame, kuidas nad sellega hakkama saavad. Kui me läheks ellu, siis tuleb see tagasi, aga ma arvan, et see on siit. Priamo. Nüüd tuleb järgmine tänav. Nalieva, mina otse ja vasakule. Nii, me oleme esimesel ristil, siis me saame ainult vasakule. Just, vasakule. Nii, the next street. Just 2 o'clock. Ehk siis Viru tänav. Just. On loogiline. Kõnni 600 meetrit. On sul mingisugune meetriloegur olemas? 1, 2, 3. Esimene 100 on täis. Ja mine, ma sõlisin nii kaua seda. 60. See on hoopis 60 sammu, mitte 600 sammu. Kuule, tegin Google tõlke, ei olnud 600 sammu, oli 60 sammu. Ja, väga hea, aga tule tagasi, meil on 60 sammu vaja teha. Ma olin hea hooga, ma olin 200, ma olin mingi, vaatasin, kus kõik on. Minul seda numbrit salvestatud telefoni ei ole, nii et mul ei ole mõelnud, kes see olla võiks, aga vaatame, kui Marti välja jõuab, äkki seal on ilmselt mingi vihje olemas kusagil äkki. Ütlesime siia, siin on täpselt 4. 4. Tervist, kellega ma räägin? Okei, meil saame sellise numbrit, me peame sellisele numbrile helistama. Et saada järgmine vihje. Kas see on vale number? See on vale number, okei, suured tänud. Aitäh teile. Okei, see on vale number. Ma arvan, et tüdrukud me ei tahtnud küll, et me Golden Dolls Gentleman's Clubi läheks. See number ei klapi ka. Liina vend töötab siis siin lähedal. Vaata, kas sul on Liina venna number? Mis Liina venna nimi oli? See oli Liina venna nimi. Mis on Liina venna nimi? Tõeline part of the family. Andres. Andres. Mul ei ole numbrit ka. Mul tekkis vahva mõte, me brute force'ime, mis tähendab seda, et kes on programmeerija teab seda, et me proovime kõik numbrid läbi. 1 number on kindlasti õige. See ei võta vastu. See ei võta ka. Esimene ülesanne, me ei saa juba hakkama, mis on nagu hästi meeldinud ja tore. Tervist, me mängime aardejahti. Kas see on number, millele me peaksime helistama? Mingi mammi lihtsalt mingi... Järgmine. Väga hea, viga numbri valimisel. Okei, vabandame. Tervist, kas see on õige koht, kui me helistame sellises seoses nagu selle aardjahiga? Lõpuks ometi õige koht! Niiviisi. Nüüd ma saan aru, kust me tuleb. Ma tunnen nüüd häälest ära, mul oli see numbrit salvestatud. Ongi Liina vend. Lähme siit 3. korrusele. Tervist. Tere. Nii. Jõudsite kõigisse kohta. Super. Järgmine Lähti. YouTube'i link on see. See on YouTube'i link. Nii, võtame lahti kohe. Senikaua, kuni Marti kräkib seda YouTube'i linki lahti, siis ma tellisin meile väikse lõunasöögi, nii et kui me juba söögikohas oleme, siis miks mitte teha väike hamps ka, sest et kell on juba ammu lõuna, nii et friikad, idis. Must pilt on?
Open YouTube appis. Oot, mis sa karjud kohe? Aga läbi brauserit ei teinud sul või? Tegid läbi brauseriga ei toiminud. See on URL, aga see pole YouTube. Mis URL see olla võiks? Väga hea, et me söögi võtsime. Meil läheb siin au kaua aega. Meil läheb siin aega ilmselt, jah. Proovi Facebooki. No Google otsingusse panen siis nagu ka. Sa enam mitte midagi, ma panin. Pornhub see ka ei ole ju. Me rääkki läpti. Me ei saa seda hakkama. Videokõne. Aga see on ju YouTube'i URL. Okei, siis me panime terve pika kood. Kõht oli tühi, ei saanud loogiliselt mõelda. Okei. Jätke kriitika pärastiseks, eks ole, meil moraal langeb niimoodi. Ma võtan kohe kolmanda ka. Tramm number 66 tuleb laul nüüd siit. Black Velvet 17, Narva maantee 17. Autosse tagasi, jah? Ja võtsime Vabaduse väljakult alt auto ja liigume siis Narva maanteele. Chill, baby! Mingi suur naine oma suur autoga, see on Tallinnas alati vahva. Sõidad autoga ja siis tuleb. Sõimata saad kogu aeg, jaa. Minu arust inimesed võiksid nagu hingata rahulikult sisse ja välja. Alati ei pea nõudma oma eesõigust, on ju. Teine kord targem annab järele. Tal ei olnud ka eesõigust, sest tegelikult me ootasime pööret ja tal oli see, et minekad siit Ma olen juba sisse minna, ma olen hiljaks jäänud. Ja see on üks asi jällegi, tule kodust varem. Ongi olemas. Aitäh teile. Ahahaa, mis usk see on nüüd? Edgari kirik seal kaugel. Ja jalg, ja muidugi Edgari kirik. Nonii, see oleks palju lihtsamalt, kui me oleks odanud, on ju. See oli väga lihtne praegu, jah. Ma olin mingi vähemalt nagu midagi läks nagu hästi meil ka. Eelmise kallal me pusisime nii kaua. Ma arvan, ma ütlen seda, see kõik tuleb selle kallal, et kõht oli tühi. Kõht oli tühi ja ei suutnud mõelda, ma ütlen ausalt, jah. Nüüd järgmine vihje on siis Edgari jalg ja Edgari kirik, ehk siis me läheme Lasnamäele Vene õigeusu kiriku juurde ja proovime sealt leida järgmine. Ma ei ole kusjuures käinudki kordagi seal kiriku juures ise, ma olen sealt alati mööda sõitnud vaadanud. Väga uhke, kaunis kiriku on. Igor Mangil oli korter seal lähedal. Sisse ei läheb sõita. Sõitsin mööda või? Nüüd on nagu küsimus, kas need härrad me tähendavad ka siin midagi või siin on? Ei, ma ei usu, et need midagi tähendavad. Ma arvan, et siin on lihtsalt vihjeks ongi Edgari jalg ja Edgari nägu. Teeme tiiru peale kiirelt, viskame vilgu üle, aga me muidu teada ka. Midagi ikka. Muidugi alati on võimalus, et keegi selle rotti laseb. Lauri, oled sa kindel, et seal nagu pildil pole mitte ühtegi või teist viiet? Tahtsid ära ise panna peitu meile kuhugile või? Sinu enda käes on? Sinu käes on, jah. Perspektiivil kukkus tagant taskust lihtsalt lörts välja ümbrik, ma olin mingi... Lapents! On sinu käes vihje, on, jah? On, jah? Me käisime ilusti sees ka veel. Sa olid kohe siia jõudnud meil. Sa lasid meil rahulikult siia sõita. Kas sul kukkus praegu kogemata see välja või? Pool kogemata või? Täis haige. Järgmine vihje peitub ristsõna lahenduses. B-s interneti abi kasutada ei tohi. Ei läinud läbi. Oota, aga teeme kõne neile. Teeme videokõne neile. Siis mingi, kuulge, me oleme siin kiriku juures ja... Ja leidsime ülesse. Sellega on siuke lugu, et... miks me interneti kasutada ei tohi? Ühesõnaga, me oleme nüüd siin selle Vene kiriku juures ja meil on selle asjaga nagu üks probleem. Siin selle vihjega, et kui me interneti kasutada ei tohi. Kas te saite vihje kätte või? Saime vihje kätte, meil ei peagi kasutama teie abi. Sa Viru Lapin siin lihtsalt kogemata kukkus see taskust välja ja ma nägin seda, ma olin mingi mees, miks sul tuleümbrik taskus on? Kimmi tähed! Ja tüüp on lihtsalt mingi fuck! Kogemata ka nüüd selle kõige peale, Tšau! Sa tõmbasid meid tillist ja mulle sai meelde see. Meie pidime neid tõmbama pikalt, aga nemad said meile teha. Aga selles mõttes nagu edu neil selle lahendamisega interneti nad kasutada ei tohi. Aleksandr Golubõi mängust
okei, see ma oleks niikuinii teadnud seda. Ei oleks või? Mis see Aleksander Kolbnõi mängis just sellest tuntud Eesti filmis peaaegu? Ei. Milles võistlesid eestlased soomlastega telesaates Nappuri Viisa? Mis oli nõukogude ajal populaarsem saade Eestis kui Soomes? Ma vist liiga noor selles seal. Millise nimega pommitamine toimus Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus? Märtsi pommitamine. Jan Husi vaadete pooldaja. Kas see on äkki... No husilased oleks hea lihtne. Husilased? Jah. Kumu. Väga lihtne. Aitäh sulle, Kettel. Siis our next destination. Aga seda populaarset telesaadet ikka mõelnud välja, nii et kui teie esitame teile küsimuse, teil on võimalus kommentaarides märku anda. Äkki kasutate internetti, leiate ise üles, meie ei tohinud kasutada internetti. Jah, milles võistlesid eestlased soomlastega telesaates Nappuri Viisa, mis oli nõukogude ajal populaarsem saade nii Eestis kui Soomes. Nii et alla kommentaarides palun õiged vastused meile. Meie nüüd ikka jälle tripime. Anname tuld. Ümbriks seal selle tikuga on meile. See võib olla. Mingi maarda, jah? Mälestusi täis on atmosfäär. Sellel ringil taaskord ennast näen, kuid kas skoorid seekord? Kas seekord skoorid? Mälestusi täis on atmosfäär. Ja, aga siin on mälestusi ringil skoorid. Tehtud tumedaks. Piiruring. Ainuke ring, mis on tuleb kohe. Kus mälestusi võib olla? Skoorid. Kas seekord skoorid? Ei hooli. Siin on mitte... Esimene osa on hea Koit Toome laulu sõnad. Kutid panid jumala valesti järgmise vihjega. Nagu this thing keeps on failing. Ja, järgmine vihje pidi neil olema, mis mõtlema. Ja me võime öelda, saad aru, vennad ei arva isegi ära hollika ringi. Nad nagu üldse ei arva seda ära. Ma olen nii confused. Kuidas neil ei ole võimalik seda ära? Ringil oli seal isegi ära mainitud. Mälestusi täis on atmosfäär. Sellel ringil taaskord ennast näen. Kus kohas on tema kodu ees ring? Where? Actually where? Ma ei tea. Ma ei saa aru, mis nende brainis toimub seal. See tundus kõik nii lilleline ja tore ja nii hea ja nüüd siis nagu kõik läheb... Vahepeal see akud jääks vabandama. Mälestusi täis on atmosfäär. Sellel ringil taaskord ennast näed, kuid kas skoorid? Kas seekord skoorid? Mälestusi täis. On atmosfäär. See käib meie mõlema kohta siis. Mälestusi täis. Esimene kord me kohtusime Pärnus. No see ei ole kindlasti täna teema. Siis sina elasid, nagu ma hakkasin mõtlema selle kohta, kust me oleme nagu sa... Endla. Endla, jah. Ei, sa elasid seal siin samas, vaat see lähedal, vaat see, mis on see tänav... Sa mõtled Kunderit? Ei, me ei elanud Kunderit, me elasin... Selveri juures, vaat Selveri juures olid seal selles... Vilmsi tänaval. Vilmsis, jah. See ei saa olla, seal ei ole mitte mingit ringi. Hollika ring. See on ainu, mul tuleb jälle hollik ring nagu mõttesse. Muidugi! Mälestusi täis on atmosfäär on ja... Sellel ringil taaskord ennast näed, kuid kas skoorid, kas seekord skoorid. See hollika ring ei ole üldse halb pakkumine, ma arvan. Ei ole või? Ma arvan, see ei ole halb pakkumine. Mälestusi täis on atmosfäär. No. On. Selles küsimust aga me oleme seal käinud juba, nii okei, jaa. Sellel ringil taaskord ennast näed. Sellel ringil me oleme taaskord sama. Jaa, ongi hollika ring! Veel või? Ma mõtlesin, et see on läbi ju, nüüd te olete siin kohal ju! Kas te arvate, et me teeme teile elu nii lihtsaks? Mitu kohta? Te tahtsite aarete jaht, siis me teeme teile korraliku epic aarete jahi. Nii nemad, sõita, meil oli plaan, et me sellest... toome teile süüa ja kõike, meil oli kõik välja mõeldud ja siis vaatame Martini. Lauri läks ja küsis su venna. Mul oli hommikul saadik söömata ja siis mul oli aga kes sellest süüdi on, võiks me sellest sööd enne, kui me tuleb? Peretülid juba okei, tüdrukud minema, lähevad minema. Lähevad ära. See ongi lihtsalt pusle, aga mis kokku peaks tulema siis? Mis see likka? Katusepapi! Martti! Jaa, see on katusepapi! See on katusepapi! Ühesõnaga, see mõistatus oli meie jaoks natuke liiga lihtne. See kuidagi tuli nagu praegu väga lihtsalt. Mina jõudnud, ma hakkasin nagu puselt kokku panna, mõtlesin, et äkki tuleb midagi uut välja. Ega see taga ei olnud ju mitte midagi kirjas, nii et siin ei ole ju nagu, siin ei saa mingit muud varianti olla.
Let's find the envelope. Juba näed. Räppkaad, see on siis mingi sinule vihje. Mina ei tea küll midagi räppkaadest. Kas sa oled 15, teist olemas, siis see on hea kolm. Hea oleks see. Aga miks see räppkaad seal on? See on mingi koht. Eminem, jaa. Ma ei näe, aga kus on? Tüng. nii. see oli osa vihjest tau. Oli piir! No see oli mingi tükk puud. Jaa, see oli puutool. Jaa. Ja ei, see peast nüüd üles Ma korjama. tean, ma olen iga asja tüki tagant vaadanud igaks juhuks, et midagi. aga ma ei tea. Muidugi, see on Kadrioru pargis kuradi tšakrate avamise puuõõs. Ongi, ma ütlesin, et me lõpuks lähme tšakraid kavama. Kuna tüdrukud on meile nii ägeda haardejahi korraldanud, siis me vastutasuks ostame neile natukene meelehead. Mis auhinna saame? No see on ikka põhiline, mis auhinna saab. Et see, et meil päevatsal fun on olnud ja meil on päevatsal on lõbustatud, see ei huvita kedagi. Põhimõtteliselt auhinna saaks ikka. Ma tahaks autot. Uut autot. Ma juba näen tüdrukud seal lebavad maas. Kes need teerivad. Tüdrukud, siin me nüüd oleme. Mis auhinnaks on auto või? Kui senikaua on poisid võistelnud omavahel koosvõidu nimel, siis praegu me tekitame neile viimase väikse plot-twisti ja me paneme omavahel võistlema. Meie! Ennem veel, kui me seda hakkame avama, lähme auto juurde. Lähme käime korraks auto juures ära. ja they don't care. They don't care, they don't care, they don't care, they don't care. Ma olen confused, ma olen väga confused. Me arutasime enne Liinaga, et kas poisid Teevad teevad midagi kingituse tagasi. meile. Kettel pakkus, et Lauri toob lilli, mina ütlesin, Mart ei kingi kunagi lilli, ta toob ainult õhupalle. Ma teen Palun? niimoodi, Aitäh, kallis, selle mõnusa ma teen päeva eest. Kettelile ka. Ikkagi on eraldi pakid, et tegite tegime tünga teile. Siis me omavahel leppisime kokku, et me oleme võrdselt üle. Teeme viigi. Eriti rõveda pildiga särk lihtsalt. Ei, vaata seda. Ma mäletan, kui me selle pildi tegime. Väga kaunis. Vot nii, selline oli siis tule aardejaht, kus takeover tegid meie kullakallid pruudid ja aitäh teile selle mõnusa päeva eest. Jälle siis meile midagi, mida me saame vastu kunagi teha tüdrukutele ka ehk, kui nad on nõus veetma samamoodi päeva. Olgem ausad, oota. Latt Olgem on ausad, nii kõrgel. latt on nii kõrgel, te teete elu sees nii detailsed. me teeme natuke detailsemalt, me läheme sinna, et me anname teile algoritmid kätte ja te peate siis arvutama ja möllama niisuguste asjadega, et me teeme detailsemalt. Just, aga kui te olete siiamaani ei ole Kettelit Holland peal, siis tehke seda, kohe jõuab Kettel Laurile järgi. Kettel. X-iga. Just, all on Instagramid Liina, kõik asjad ka. Marti, Lauri, kaamera taga Lapins, nii et follow'ga meid kõiki ja... Inforupule paneme Lapinsi kanali ka, tänaga Lapinsit ka selle vahva hea töö eest. Aitäh teile ja me näeme juba järgmisel nädalal taaskord. Tšau! Tšau!